Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on Eesti kaitsevõimega seonduv ja eelkõige moonahankega seotud protsessid. Teise teemana võtame vaatluse alla rahuprotsessi Ukrainas. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oitsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, enne kui teemade juurde lähme, võtame läbi ajaloorubriigi taas kord. Minu lemmikhetk nädalas. See on, täidab mu südame rõõmuga. 18. märts 1940 seoses baaside lepinguga anti välja Vabariigi presidendi salajane otsus ja määrati evakueerimisele Paldiski, Pakri ja Padise valla elanikud, kes jäid Nõukogude sõjaväeobjektide alasse. 1998 Riigikogu ratifitseeris inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni, millega kaotati Eestis surmanuhtlus. 2010 oli üks väga märgiline sündmus Eestis ka, kus 6 suuremat Eesti ajalehte jätsid ühe lehekülje tühjaks, enamasti siis esikülje. Ja tegemist oli protestiga toonase justiitsministri Rein Langi plaani vastu võtta vastu nii-öelda allika kaitseseadus või õigemini allika teadasaamise seadus. Niimoodi seda ajalehed toona tõlgendasid ja sellest ka see protest oli. Ja toona seda seadust sellisel kujul vastu ei võetud, sest sellest nähti ohtu ajakirjandusele. Kuidas sina toonase inimõiguste piirajana siis Kaupos või Siseministeeriumis, ma ei tea, kus sa juba olid, vaatasid seda? Kas see oli meedia poolt ülepingutatud? Nägid sa seal probleemi? Mis see tagant vaates? See oli üllatavalt ühtne, ma mäletan seda juhtumit väga hästi, et see oli üllatavalt ühtne reaktsioon, aga minu arust see toonane seaduseelnõu oli ka selline imetabane veidrus, mille kohta mina nagu endise kaitsepolitsei töötajana küll ei osanud kuidagi aru saada, et see võiks riigi julgeoleku tagamisele kaasa aidata. Et see oli pigem selline, et teeme midagi ära ja las need seal hauguvad siis, kus iganes parajasti haugutakse. Maailmas 1314 põletati siis toonane viimane templiordu suurmeister Pariisis tuleriidal ära. Aga templirüütlite legend, nagu me teame, elab edasi. Ta oli ju kristlane, miks ta ära põletati? No templirüütleid süüdistati ju Jumala teotamises ja sadades surmapattudes. Meie endine kaitsejuhataja Terras oli ju ka templirüütel. Terras on ka templirüütel. Parem, kui ta Pariisi ei satuks, aga ta muidugi Europarlamendi saadikuna peab Strasbourgis käima, ma soovitaks olla ettevaatlik. Aga ütleme, legend elab edasi jätkuvalt ja osad inimesed ka tegutsevad selle organisatsiooni, ma ei tea, pole küll ilmselt õigusjärglust, aga tulevad aeg-ajalt kokku keepidega. 1921 Nõukogude Poola sõda, Riias sõlmiti siis Poola ja Nõukogude Venemaa vahel rahuleping. 1962 lõppes sõda Prantsusmaa Alžeeria vahel, mis oli päris suur koloniaalvõimust vabanemise sõda, mida alžeerlased ise ka väga ülistavad, täiesti pööraselt ülistavad siiamaani. Ja arusaadav, vabadussõda nendel. 2014 kirjutati Moskvas Kremlis alla siis Krimmi ja Sevastopoli liitumislepingule Venemaale. Ehk sellega Venemaa siis liitis Krimmi ja kuna Sevastopol on nii-öelda eraldiseisev administratiivne üksus, siis ka Sevastopol eraldi liideti endaga. 19. märtsil 1583 Tartusse saabusid esimesed jesuiidid. Kuna jesuiitide seas on olnud ka palju salakuulajaid, siis ma panin selle siia ja osalt nende peal oli ka ju vastureformatsiooni tegemine. Ma ei mäleta, kas Kaupo aastaraamat kirjutas palju praegu on Tartus jesuiite? Jesuiite. Ma kahtlustan, et ei kirjutan. Ja jesuiidid on Eestis täitsa olemas, et mitte päris enam sellisel moel, nagu nad võib-olla 16. sajandil toimetasid.
1917 Venemaa ajutine valitsus määras Jaan Poska esimese eestlasena Eestimaa kindral Kubermangu komissariks. Väga märgiline sündmus, arvestades ka Poska edasisi teeneid Eesti ees. 1929 oli huvitav juhtum, kui pioneeripataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmani juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist. Kärevere sild, siis vana sild lasti õhku ja ehitati uus. Ja miks ma selle siia jätsin, siis Nikolai Trankman mängis ka hilisemas Eesti elus väga suurt rolli, et tema oli see, kes 1940 Narva kaitseplaanid venelastele maha müüs kapteni aukraadis, läks selle eest kinni. Peale riigipööret 1941. aastal tuli välja, ta evakueeriti Venemaale sõja ajal, hiljem oli polkovnik ja mingi aeg oli muuhulgas ka Petseri linnapea. Tuleb uurida, kes koristas Kanamaa viadukti russusid, et vältida ajaloo kordamist. Ma loodan, et seda paralleeli siiski ei pea tõmbama. 1980 arreteeriti teisitimõtleja Mart Niklus, vabadusvõitleja. Maailmas 1815 Viini kongress võeti vastu siis sisuliselt Viini diplomaatilise staatuse reguleerimise Viini konventsioon. 20. märtsil Tallinnas tuli kokku 32. aastal tuli Tallinnas siis kokku 3. vabadussõdalaste kongress. 1935 jõustus siseministri sundmäärus, millega pandi seisma erakondade ja teisi samu sihte taotlevate ühingute ja nende liitude tegevus. Vaikiva ajastu konteksteks maailmas 1921 Kroonlinnas peeti viimased tänavalahingut, lõppes bolševike vastane ülestõus, mis siis seal päris paljutõotavalt algas. Ja 1995. aastal korraldas siis Jaapani üks ususekt Tokyo metroos Sarini rünnaku. 13 inimest suri ja 6000 sai vigastada. Et päris karm usulisel motiivil toime pandud terroriakt seal piirkonnas vähemasti. Nii, aga sellega on ajaloominutit läbi ja lähme edetabeli juurde. Edetabelis kindlasti oluline teema sotside lahkumine, erakondade Eesti 200 ja Reformierakondist läbirääkimised uue või ütleme niimoodi, et valitsuse jätkamiseks, eks ministreid lubatakse meile eeloleval laupäeval. Ma ei tea, võib-olla tulevad ka varem välja. Sotsid lahkusid üsna flamboyantselt, et seal regionaalminister allkirjastas Haapsalu raudtee asutamise otsuse ja tuli... Mitte küll asutamise, see ma saan aru, et on juba varasemalt, aga andis sinna raha ja mina tõesti ei mõista, miks Eesti vajab Haapsalu raudteed. Seal on inimeste asustustihedus on väike, seal ei ole seda tüüpi tööstus, mis vajaks raudteeühendust. Selle rajamine on pagana kallis. Ma ei suuda aru saada, ma ei suuda mõista, miks seda vaja on. Sina suudad? Ei suuda. Äkki on soomusrongid? Jah, aga üks huvitav aspekt oli, mis kaasnes Läänemetsa lahkumisega valitsusest, oli tema avameelsus siis Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande osas ja suhteliselt kiiresti nad ikkagi läksid opositsiooniparteiks. Nad olid nagu justkui valmistunud. Ja nad olid opositsioonis ikkagi valitsuses olles osaliselt. Ja osaliselt juba siis nad olid sellega harjunud ja võib-olla seetõttu see üleminek nende jaoks ei olnudki nii ebaloomulik. Aga jah, suht äkitselt nii-öelda positsioneerisid ennast ümber. Ka Raimond Kaljulaid siin selle 1,6 miljardi tüli kohta kirjutas kohe, et tuleb komisjoni kutsuda kuulama ja nii edasi. Eks nad on harjutanud ka varem opositsioonis olemist, nii et nad oskavad seda. Huvitav on see, et eelmine kord, kui sotsidega sama juhtus 2009 oli see, siis oli samamoodi majanduslangus, tüli ja toona jätkasid vähemusvalitsusena ju Reformierakond ja Isamaa. Ja huvitav on see, et Lauri Läänemets ka peale nüüd valitsusest lahkumist ütles, et Kristen Michal ilmselt ei tegutse Eesti huvides. Muuseas, lihtsalt ajaloost 2009, kui sotsid lahkusid valitsusest Reformierakonna sama käigu tõttu nagu täna, siis toonane
sotside juht Jüri Pihl kirjutas ju avalduse, et Ansip Paet ja Rein Lang on ilmselt ka midagi Eesti huvide vastast teinud. Nii et huvitav nagu selline déjà vu tekkis minul vähemalt. Aga julgeoleku vallas ma tahan ikkagi öelda, et Lauri Läänemets oli väga hea siseminister. Seisis võib-olla märksa häälekamalt kui mõnigi eelkäija, eks ole, oma valdkonna eest. Ja eks ta oligi ebamugav, kui sa nagu parteijuhina surudki oma programmilisi punkte, siis sa oledki tülikas. Et on üritatud teha nüüd sotsidest kõikide asjade poliitiliselt ka nagu justkui patukott. Ja nad takistasid muidugi ministrite määruste muutmisega teistes ministeeriumis. Et nad olid tegusad ja selles mõttes esimene võib-olla sotside valitsemisaeg, mis oli sellise profiiliga nagu päris mingite asjade ära tahta tegemise nagu suhtumisega. Minu jaoks oli, ütleme niimoodi, et ma olen ka seda meelt, et Lauri Läänemets oli siseministrite rivis üldiselt väga okei minister. Ja ta tõesti nagu süvenes asjadesse, tahtis asjadega tegeleda. Minu jaoks oli ka näiteks Piret Hartman, vaatamata sellele viimasele asjale, inimene, kes ikkagi nagu päriselt tegi oma tööd, et regionaalpoliitika kontekstis asja pildil hoida. Riina Sikkut samamoodi. Tugev minister. Svet jäi minu jaoks natuke arusaamatuks suuruseks, et ma nagu ei suutnud tema kõiki tegemisi mõista või jälgida, aga hea küll, lähme edasi. Uus valitsus on lubanud riigiametnike kokkutõmbamist 20% ja tegelikult mina ei ole päris täpselt aru saanud, kas räägitakse riigipalgalistest või ametnikest, sest need on väga erinevad numbrid. Üks on 130 000, teine on kuskil 22 000. Seal on ka erinevus, et kas on tegemist nii-öelda täis tööajale taandatud ametniku hulgaga või mitte, aga seal on oluline vahe, sellepärast, et praegune avalikkuses see narratiiv läinud eetrisse, et 15 000 justkui ametniku on juures, tegelikult ei ole 15 000 inimest, kes ennast seal, ma ei tea, tööregistris või kuskil on ka tööampsuna kunagi midagi teinud seal, ka riigi ettevõtetele, eks ole, nad lähevad sinna arvestuse sisse, et see tegelik nii-öelda täiskohale taandatud ametnike arv, et see kasv on kuskil seal 5000 või midagi sellist suures piires. Aga see on kasv ja sellest tuleb rääkida. Aga selles suhtes see, mida sa mainisid, see on jabur, et ma käisin ise tegemas ühte koolitust aastaid tagasi Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikool maksis mulle mingit raha selle eest, sõlmisin lepingu, mul tuli teade, et mind Tartu Ülikool on registreerinud töötajate registris. Et mis pagana töötajate registr, et ma nagu oleks Tartu Ülikoolis töötanud. Tegelikult ma lugesin seal ühe loengu, aga statistikasse lähevad niisugused asjad sisse, et miks nagu elu enda jaoks on vaja keerulisemaks teha, ma ei tea. Aga ma ütlen sellega 20 000 riigiametnike 20% kokkutõmbamine saab olema väga suur väljakutse, sest esiteks ilmselt ei puuduta kärbe kaitseväelasi, kes on ka riigiametnikud. Suure tõenäosusega mingi erand tehakse politseinikele. Päästjate puhul on muidugi see, et ametnikud, kõik päästjad ei ole ametnikud, osad on töölepingulised. Aga ka see juures tähendaks 2000 pluss inimese kokkutõmbamist. Isegi kui see Keskkonnaameti terve incorpore ära koondad, mida ma loodan, et ei juhtu, siis sul on 3 Keskkonnaametit jääb ka väheks. Et see on nagu päris pöörane nagu, ja minu arust Külli Taro pühapäevases Aktuaalses Kaameras seletas väga hästi rahti, et selline kampaania korras tegemine tegelikult avaliku halduse reformina ei ole mingi reform ja sa pead kogu aeg tegelikult tegelema selle teemaga. Ja kampaania korras tegemine, kui seatakse aeg-ajalt on igas organisatsioonis vaja teha ka ütleme hoolduskoondamist. Ja loomulikult. Et ütleme 5% loetakse 5-10% selline tervislik hoolduslõige aeg-ajalt ütleme iga 10 aasta tagant, et lihtsalt ka värskendada personali ja vaadata üle oma protsessid. See on tsükliline ja see teinekord tulebki teha nii-öelda hoogtöö korras ära. Mida riigikontrolör Janar Holm on ütelnud on see, et seda tuleks teiselt poolt alustada. Ehk siis vaadata, mis need teenused on või mis need järelevalve funktsioonid on, mida vähemaks lõigatakse. Siin Riigikantselei on ka signaliseerunud, et ongi keskkond, et kus on natuke liiga palju järelevalve ressurssi pandud ja ka nii-öelda piiranguid on
siin TTJA pärusmaa, eks ole, veel mingeid suuri selliseid personalimahukaid. Ajalooliselt päris pisike olnud tegelikult. Just, ja selliseid järelevalveid, aga et seda tuleks vaadata siis järelevalve normi kõigepealt kõrvaldamisega ja siis personali vähendamisega. Kuigi normidel on enamasti meiesugustele seaduskuulekatele inimestele ka toime iseseisvalt, ilma et sul inspektor kogu aeg selja taga käiks. Jaa, elanikkonna kaitse on see, mis selle diskussiooni juures on pildilt maas olnud ja laiapindse riigikaitse, kus ma ütlen, diskussioonis keskendutakse ka ikkagi sõjalisele kaitsele, laiapindsust ja elanikkonna kaitset on väga vähe. Ma loodan, et ka see võetakse diskussiooni osaks, kui räägitakse riigikaitsest tervikuna. Sellest me räägime ka nagu järgmises plokis ja ma panin sellega siia, et kindlasti see oleks fookuses ja ma loodan muidugi, et ka et seekord äkki on julgus teha ka ära alternatiivteenistuse reform Eestis. Ära anna alla. ei anna. Kuule, ma suutsin eile isegi tantsupea piletid hankida, et selgus, et 3000 piletit ja 94 000 tahtjat ja mul õnnestus see piletid hankida. Nii et see pidi olema sama raske kui Hiimarsi hankimine. See on, ma arvan, keerulisem, sest sul ei ole kellegagi lepingut teha. Ja isegi eellepingut, et sa avaldad soovi nagu selle piletite saamiseks ei maksa mitte midagi, et Hiimarsitega on vähemalt see lootus. Aga korra räägime Kanadast, Kanada annekteerimine, et päris huvitav on selline, Kanada on saanud uue peaministri, Justin Trudeau, eelmine peaminister, lahkus kuidagi väga äkki. Läks pensionile enda sõnul? Pensioni jaoks on ta natuke noor veel tegelikult, aga kuidagi hästi kiiresti, kuidagi imelikult lahkus. Sahistatakse, et seal olid ka mingisugune tema ja Trumpi mingisugused isiklikud antipaatiad, et võib-olla oli, võib-olla mitte, eks sellest kuuleme ka hiljem, aga see Kanada nagu piiri korrigeerimine või nõudmised, see tundub nagu nii jabur, et see on nagu, see on isegi veel jaburam kui Eesti-Läti kalasõda. See tunduski ka Trudeau'le alguses naljana. Ta ei võtnud seda tõsiselt, aga siis veebruari alguses oli Trumpi ja Trudeau vahel pikem telefonikõne, kus Trump ütles, et nii ongi, ma tahan piirid üle vaadata, ma tahan vaadata piirijõgede kasutamise korra üle, ehk siis sisuliselt vaidlustatakse Kanada territoriaalset terviklikkust ja sellel on tegelikult laiemad tagajärjed, et see tundub praegu kõik ohutu naljana ja kaugena, see toimub läänes, siin nii-öelda demokraatlikus läänes. NATO-liitlaste vahel. Ja Gröönimaa valimised, seal võitsid iseseisvusmeelsed või õigemini kõik gröönlased tundub, et olid iseseisvusmeelsed, aga Gröönimaa on tohutu territoorium, vist suurem kui Euroopa kokku ja seal elab umbes Võru, Valga, Põlvamaa jagu inimesi. Iseenesest vist nagu Gröönimaa uuel valitsusel, eks ole, Trumpi valitsetava riigiga liitumise nagu tungi ei ole. Aga huvitav, et Gröönimaa valimised on meil nii palju siin uudistes esimest korda vist enam ajaloos, et varsti võiks ERR mõelda ka Grööni korrespondendi kohale, kui seal Grööni korrespondendi kohale. Vähemalt kõik meediamajad peaks tegema eraldi jaotuse, on ju nii nagu Aasia ja Aafrika, nii peaks olema ka Gröönimaa. Saksamaal on arenguid, tõenäoliselt märts uue valitsuse moodustab, eriti maotu oli see, et Olaf Scholz andis nüüd loa Ukrainale miljardite väärtuses taas abi anda osas, mida ta ise kinni hoidis, et see on nagu Joe Biden, et kahjuks Trumpi pärandist suur osa saab olema Joe Bideni pärand tegelikult, et nii Biden kui Scholz oleks võinud, ma ütleks niimoodi, et selle sõja kulgu ikkagi oluliselt muuta, aga nad otsustasid seda mitte teha. Serbias on rahutused, Ungaris on rahutused, Ungari hääleõigus Euroopa Liidus on tõstatatud mitmelt poolt, ka Eesti välisminister Tsahkna tegi selle avalduse. Seda on veel mõned poolt tulnud. Tegelikult on probleem nende sanktsioonide pikendamisega, kui Ungari ükspäev otsustabki, et ta ei olegi nõus.
et mingi lahendusega tuleb seal välja tulla. Huawei Hiina ettevõtte siis altkäemaks Euroopa Liidu parlamendis. See on üks teema, mis kindlasti tasub silma peal hoida ja mäletatavasti ma tooksin paralleeli sisse, et sisuliselt Trump tühistas altkäemaksu andmise keelu välismaal USA ettevõtetele, mis tähendab, et ka neid juhtumeid Euroopa Parlamendis võib hakata tulema kahjuks. On seal ka üks ju Eesti euroametnik vist sattunud kunagi kahtluste alla, eks ole, kõrge, et suur institutsioon, ma ei tea, kuidas, kelle jurisdiktsiooni alla need euroorganisatsioonid seal käivad, aga ilmselgelt selles uues olukorras tuleb ka korruptsiooni tõrjet seal suurendada. Euroopa Liidul on oma pettustega võitlemise amet Olaf, siis midagi teeb Europol, aga ütleme, et asukohariik ehk Belgia on ikkagi see, kes seal menetleb neid juhtumeid, sest ka selle ütleme niimoodi, et ka ju Jaak Madissoni suhtes Belgia politsei viib menetlust läbi. Kubiliuse kaitseraport tuli välja, ma ausalt öeldes ei ole jõudnud sellega tutvuda, piinlik tunnistada. Aga ma kardan, et ei ole tähtis. Aga me ise eeldan, et seal iseenesest ei ole midagi uut, eks ole. Et me peame kaitsetööstust täiesti uutel alustel hakata toetama ja tegema, et me peame moonavarusid täiendama ja neid USA-s sõltuvaid võimeid nagu strateegiline transport, satelliitside, luure, eks ole, et seda hakkama ise tõhustama, et strateegiline autonoomsus pluss kaitsetööstus on see vähemalt, mida nagu eelteadetest on selle raporti kohta öeldud, aga peab tutvuma ja täpsemalt kirjutama sellest ka. USA pommitas Hutisid ja Iisrael pommitas Gaza sektorit ehk Lähis-Idas on väga rahutu. Hutisid on varem ka pommitatud ja et ega ega see Jeemenis toimunud need pommirünnakud, et ega need nagu väga suurt tulemust ei ole toonud, et pigem see rühmitus, eks ole, kes seal valitseb 2/3 Jeemenist, et nad ikkagi on julgemaks muutunud, ülbemaks muutunud, seda nähakse ka kui Trumpi nii-öelda sisepoliitilist käiku, et näete, et Joe Biden lasi ennast tulistada ja ei vastanud, et meie teeme asju jõuliselt, sõjaliselt suurt mõju eksperdid arvavad, et sellel ei ole. Aga see Iisraeli asi et toimus Iisraeli raketirünnak, et relvarahu pole õnnestunud seni pikendada ja praegu on suhteliselt vist 50-50, kas läheb uuesti püsivamalt kuumaks sõjaks või mitte. Kaja Kallasega ei olda rahul, kirjutab üks Saksa Zeitung. Jah, meie uudisteportaalid ka tsiteerisid, võib-olla oleks nagu tausta teadmiseks või selliseks raamistavaks sedastuseks võinud lisada ka selle, et tavaliselt sellised nii-öelda kriitilised artiklid on osa läbirääkimiste protsessist. Ja ma ei imesta, et see Saksa ajakirjanduses, eks ole, ilmus see kriitika, et see on seotud ka sellega, et millist tulemust mingid riigid tahavad saavutada, et seda tuleks ka seal arvesse võtta, kuigi mõnes osas võibki öelda, et see Ameerika suunaline avang Kallasel ei olnud kõige õnnestunum ja Rubiol oli võib-olla liiga lihtne, et teda mitte vastu võtta Washingtonis. Ja siin on avaldatud ka infot selle kohta, et Kaja Kallase kabinet on liiga enesekeskne, ei kasuta kogu 5300 inimeselist välisteenistuse potentsiaali. Selle kohta on ka imestust avaldatud, et nii suur välisteenistus, ma arvan, et arvestades Euroopa Liidu suurust ja Euroopa, meenutagem, et sinna kuulub ka Euroopa välisteenistuse välisesindused, mis on peaaegu et igas või enam-vähem igas riigis maailmas, võib-olla mitte 100% küll, et see arv peamajas ei ole kindlasti nii suur nagu ja nii hirmutav, nagu see tundub, et ma ei tea küll palju näiteks USA-l on välisministeeriumis inimesi, aga kindlasti kordades rohkem. Aga ilmselt Kaja Kallase kohta kuuleme veel tulevikus kriitikat nagu ikka juhi kohta, kes mingit väga olulist rahvusvahelist positsiooni täidab.
Ja mina ütleks ka, et kui mingi kriitika tundub mõistlik, tasub seda arvesse võtta, aga muidu tasub seda valdkonda ikkagi edasi ajada. Nii, aga sellega see edetabel läbi. Lähme esimese teema juurde. Nädalavahetuse tüli, mis meenutab natuke sellist vendetat, et kui sa ennem rääkisid sellest, et 5% on selline sanitaarne nagu hulk, mis tuleks teha igast asutusest, siis mulle tundub, et Kaitseministeeriumis tehti see sanitaarne hulk ära Kusti Salmi minema minemisega, aga seda oli lihtsalt suurem kui 1% on ju, või 0,%. Aga nüüd on Urmas Reinsalu, kes kuulas siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pealiku oma komisjonis, oma juhitavas komisjonis, sai teada, et lepinguid allkirjastatud ei ole, tõstis selle ülesse ja Kusti Salm reageeris ka päris jõuliselt nädalavahetusel. Herem oli seal ka. Herem oli ka, Riho Terras samuti, et selles suhtes ma olen väga nõus sellega, et kui on puudused, tuleb neist rääkida, aga ma usun, nii Kusti Salm kui Riho Terras teavad väga hästi, et laskemoona ostmine ilmselt on veidike pikaajalisem ja seda on tegelikult väljast pagana keeruline hinnata. Et ma olen ka nõus, et teinekord ongi niimoodi, et mul on endalgi olnud oma karjääris selliseid momente, kus küsid, et kuule, mida te teinud olete selleks, et see asi tehtud saaks, siis on see, et meie tehnik saatis Itaalia tehasesse e-kirja. Et ei ole niimoodi, et kui sul on ikkagi mängus 45-50 miljonit, siis sul läheb keegi kohale, käib seal ära, ütleb tehase juhtkonnale, et see on meile tähtis. Ja toona me nii tegime ja asjad said liikuma, et ka selliseid asju tuleb ette. Aga mõnikord on ka see, et näiteks ühishanked teiste riikidega ongi suhteliselt pikk protsess kahjuks. Ja natuke välja suumida siin vaadata üldse, mis praegu poliitmaastikul toimub, et praegu on uue valitsuse komplekteerimine ja mõnes mõttes on ootuspärane siis, et ka üritatakse kuidagi opositsiooni poolt mõjutada neid komplekteerimise otsuseid ja ka seda laskemoona, eks ole, väitlust võib vaadata ühe sellise, ütleme, Reformierakonna nagu tuumik tugevuse diskrediteerimise katsena. Seda enam, et juba vist mingi 2-3 nädalat tagasi vist Riigikantselei eestvõtmisel valmistati ette seda 5% otsust, mida Michal lubas. Et ta lubas ju pärast ülemkogu, et ta teeb kiiresti asjad ära, eks ole, et siis oli nagu hea võimalus ka võtta natuke tuult selle, et kui sina isegi ei maininud edetabelis seda 5% otsus, et Reinsalul on juba... Me oleme ühe varasemal korral seda juba maininud. Reinsalul on juba nagu õnnestunud natukene nagu tuult ära võtta sealt tagant. Rääkisin ise ka Erkikiga ja küsitlesin ja mingid asjad ongi faktiliselt viibinud, eks ole, aga seal ongi komplekssed asjaolud ja nii edasi, mis sellest nagu kriitikast nagu kaasa võtta ja mis ei tulnud Hanna Pevkuri võib-olla vastustest ka väga selgelt välja, on ikkagi eesmärgistamine, et millal meil, mis ajaks, mis asjad me kavatseme ära teha. Et seda eesmärgistamispuuet ja tähtaja puuet põeb meil praegu valitsus julgeoleku valdkonnas nagu laiemalt ka. Eile Kristen Michal ütles AK-s, et pärast Ukraina olukorra nii-öelda külmumist on 1-2 aastat, et see on väga vale. Minu arust on väga vale selliseid sõnumeid anda. Panna ennast valmis, et siis Läänemets rääkis, et siin Kaitseväe juhataja ütleb, et me peaks 3 aastaga ennast üles pumpama. Ta ei räägi sellest, et sõda tuleb, aga et meil lihtsalt et venelastel tekiks siis nagu võimekusi juurde oluliselt selle aja perspektiivis. Siis räägitakse siin 6 kuu, eks ole, Taani nagu luure asjast, et tegelikult peaks nagu mõtlema selle peale, et kuidas need nii-öelda ohuperspektiivid ja ka projektid kuidagi ära programmida, sünkroniseerida, mida tavaliselt Kaitseministeerium teebki, et praegu kõige võimekam programmi ja Tiina Uudeberg, kes meil on kõige kogenum selles olnud, tema läheb nüüd Justiitsministeeriumisse, aga valitsussektorist ta kompetents põhimõtteliselt ei kao, et tema käest võib-olla ka küsida.
aga just, et mingid tähtajad, et kui on see Balti kaitsevõime, et mis see tähtaeg siis on, ma mõni aeg tagasi uurisin Erkikilt ja anti kuidagi veider 2-aastane nagu vahemik, mis on poliitikule mugav, mis on ametnikule mugav, aga mis kokkuvõttes ei võimalda hästi nagu juhtida ja selgitada terviklikult, et mida me siin teeme, et muidu tuleb igasuguseid signaale erinevaid nii nende ohuperspektiivide kui ka siis arendusperspektiivide kohta ja siis, kui selgub, et meil ohuperspektiiv on, siin räägitakse 1-2 aastat, et on vaja ennast saada kuidagi vormi, aga seda ülejäänud kaitsevõime arendust arendame nii, nagu see Eesti idapiiri arendamine on käinud ikkagi, on puudujääk, ütleme niimoodi, et siis seal tekib see dissonants. Aga üldiselt muidugi see oli poliitiline catch, et see raam on ju selge, et mis taustal see toimub. Lihtsalt toon ühe näite sellest samast sinu mainitud piirist, et kui seda piiri 2014 hakati arendama, siis mäletan, kus Politsei- ja Piirivalveamet tuli Siseministeeriumisse ja ütles, et meil on vaja 10 meetrit kõik kinnistud puudest puhtaks võtta, eks. Ja kui ütleme niimoodi, et kõik, kes on lõiganud näiteks lepapuud, teavad, et kui sa lõikad sihi sisse, siis nad on kõik ilusti nagu müür, aga lepp on põõsas ja ta vajub lihtsalt ära. Ja nii juhtuski. Ja vaatamata sellele, et toona oli juttu, et kuulge, et 10 meetrit, et seal hiljem kukuvad lihtsalt kas või patrullrajale lihtsalt ulatavad need lepad ära. Ei ole probleemi. Ja 2 aastat hiljem mindi uuesti selle 20 meetri nagu seda luba küsima kinnistu omanikelt. Et selles suhtes nagu seda ettenägemisvõimet võiks rohkem olla. Me oleme ka siin rääkinud seda, et Eesti peab olema leidlik ja asümmeetriline oma sõjategevuses. Et mulle nagu selles diskussioonis jääb ikkagi mulje, et me oleme suur riik, tohutu tagalaga ja midagi ei ole teha. Me peame ostma moona nii, et me jõuaks vaenlast võimaliku rünnaku korral puruks lasta. Aga me peame siis ostma tema enda territooriumil Korsi doktriinist. Aitäh. Aga me peame ostma moonaga nii palju, et osad meie moonalaod lastakse õhku. Et nii nagu meie tahame nende moonaladusid, tahavad nemad meie moonaladusid ehk et ka selle jaoks peab olema. Nii nagu narkokartellid tegutsevad, eks, et paar tonni pannakse politsei jaoks ka teele. Et seda saaks konfiskeerida. Et selles suhtes ma ikkagi kutsuks nagu mõtlema loominguliselt või selles suhtes, et jah, raketisüsteeme on vaja, rakette on vaja, aga meil on vaja olla jätkuvalt ka nutikas ja leidlik, mitte tegutseda ainult nagu sellena, mida me näeme Ukrainas, sellepärast, et minu arust 2014 üks suurim viga, mida me tegime täna, miks me täna oleme ka osalt selles olukorras. 2014 Ukrainas Krimmi okupeerimise, annekteerimise järel oli enamik sõjavägesid, ma ei räägi isegi sõjaväelasi, vaid sõjavägesid veendunud, et nüüd hübriidkonfliktide ajajärk on alanud ja järgmine ongi hübriidkonflikt ja sellist konventsionaalset sõda sisuliselt enam peeti väga vähe tõenäoliseks. Ja valmistuti tegelikult hübriidkonfliktiks. 2022 näitas, et konventsionaalne sõda ei ole mitte kuskile kadunud. Ja täna me tegelikult, kuidas ma ütlen, likvideerime neid puudusi, mis me toona endale ise tekitasime valeootusega valmistudes eelmiseks sõjaks. Natuke oli seal ikkagi konventsionaalse sõja lõhna ka sellel tugevdustel juures, teadupärast NATO eelpaigutatud pataljonid toodi, mis oli ajalooline murrang, isegi Saksamaa saatis, et mingit sõjalist ohtu ka haisteti, aga mõeldi, et saadame nagu poliitilise signaali sellega, et kõik ei võtnud isegi moona kaasa, näiteks Lätis ja Leedus, kui nad sinna läksid. Tänaseks on see olukord muidugi muutunud, aga mis sa räägid leidlikkusest, asümmeetrilisusest, et jumala õige, ma vaatasin eile ka või kuulasin neid võimearendusi, mida ka Pevkur välja käis Kaitseväe tuleviku osas. Väga hea meel oli kuulda, et ründedroonidega tahetakse hakata tegelema, et seal toodi küll, et miks ei ole seni ostetud põhjenduseks, et droonid vananevad, ja küll droonid vananevad, aga
struktuuriüksus võiks olla loodud, eks ole, personal võiks saada mingite droonide peal väljaõpet, lõhkeaine, mida selle drooni külge pannakse, ei vanane nii väga, et selle saab toimemudelid läbi mõelda, eks ole, kuidas sa nagu komplekteerid neid asju, kes remondib ja sinna on vaja ka võib-olla Taavi Kotkaid ja muid drooni entusiasti juurde võtta. Kas Taavi Kotka on nüüd drooni entusiast? No ta kirjutas Facebookis, et ta tegi aasta tagasi Kaitseväele ettepaneku, et FPV droonide väljaõpet alustavad, kasvatavad droonioperaatoreid, siis veel Kaitsevägi polnud valmis seda võtma. Ma tegelikult tean, et nad tegelevad selle teemaga. Väga tubli. Aga nendele kõikidele võimearendustele võiks panna ka mingisugused sisemised tähtajad, et ka ütleme mitteavalikult off the rec, eks ole, inimesed oskaksid öelda, mis ajaks neilt midagi oodatakse. Mis nutikust puudutab veel üks märkus, ikkagi merevägi. Et nüüd selle lisaraha eest ka, eks ole, minnakse ostma laevu ja üsna suure raha eest ja mitte kõik ei olegi nii-öelda sõjalaevad võib-olla, sellepärast on vaja neid piirikaitse ülesandeid ka täita merel. Aga miks seal ei räägita innovatsioonist, miks merevägi tuli välja Eesti juhitud Euroopa Liidu sellest mehitamata laevade projektist, miks ei ole räägitud meredroonidest, miks ei ole räägitud sellest, et kui me 100 miljoni eest ostame ühe laeva, nüüd me tahame mitu saada need 100-meetriseid, et palju me selle 100 miljoni eest saaks kaldalt lastavaid meretõrjerakette, mis ei ole ainult platvorm, vaid ongi nagu mõjutaja ja kas Balti või Läänemere väga kitsastes oludes, kus kaldal on üksteisele ikkagi suhteliselt lähedal sõjalises mõttes, on sellist investeeringut vaja või tahaks nagu sõjalist mõju mujalt saada ja see on mereväe nagu pikemaaegsem puue olnud, et nad mõtle sellele sõjalisel mõjul. Nad mõtlevad sellele, et neil oleks merel neid lippu näidata. Aluseid. Suure alusega lippu näidata. Vaata, eks paljud mereväelased pärinevad ilmselt ka sellest ajast, kui Eesti mereväe lipulaev oli meetrites pikem kui Soome mereväe lipulaev. 90ndate alguses selline juhtum oli, aga lähme edasi selle teemaga, et ikkagi see sama nutikus ja mõelda läbi kõik need aspektid, mida me täna ära ei ole teinud. Tulen jälle tagasi selle sama asendusteenistuse juurde, et asendusteenistusse saab ka kaasata seda sama drooni kompetentsi. Eks kunagi mul üks kolleeg ütles, et kui inimesel on pöidlad liiguvad, siis drooni saab ta juhtida. Ehk et me oleme selle täiesti välistanud täna ja ma ei saa aru, miks, et kaitseminister on selle vastu olnud. Seda on arutatud küll riigikaitsekomisjonis, riigikaitsekomisjon toetas iseenesest seda, aga mitte midagi ei ole ära juhtunud. Et me oleme tegelikult keskendunud ikkagi sellisele kaevikuliini põhisele maailmapildile, mis on probleem. Väga nõus, ja üldse eile ka kahjuks seal valitsuse briefingul ei kõlanud kordagi sõna elanikkonnakaitse, et ma ei tea, peaministri vaates see peaks olema number 1, eks ole, ja siis sõjalist kaitset, eks ole, veab seal kaitseminister ja tuunib nagu ja seisab nende nii-öelda vajaduste eest, et ma ei tea, minu arust ei ole liialdus öelda, et kui me peame olema kaitseks valmis, 2 aasta pärast, nagu siin Michal ütleb, et siis ka 50 miljonit või 100 miljonit erakordselt nagu elanikkonnakaitse tõhustamiseks panna ei ole liialdus. See ju ongi see, mille pärast me sõdime, et meie inimesed jääks ellu või ja miks me seda kaitset ehitame. Ja kui me seda ehitame ainult niimoodi, et me ütleme, et tehke endal keldrid korda, enam-vähem oma raha eest, ühistud ja nii edasi ja siis ka võib-olla ei tea, kas on turvaline seal ööbida või mitte. Et siis seda on natuke vähe ja mõnes mõttes oleks elanikkonnakaitsel ka vaja oma Kusti Salmi ja Heremit. Et keegi, kes nagu seisab selle eest ja toob selle niimoodi, et seda ei saa ignoreerida välja. Et mõnes mõttes on meil see natuke vales kohas on see Kusti Salmi efekt. Praegu ta peaks olema rohkem seal elanikkonnakaitse poole. Äkki Kusti Salm kuulab meid ja võtab ka elanikkonnakaitse osas, sest seda on päris palju olnud, et mida kui ukrainlased on välja toonud sõja algusest peale, et neil tekkis tohutu probleem sellega, et kuidas sõdurid ja ka politseinikud ja päästjad hakkasid tegelema oma peredega. Ehk meil tekib see sama probleem, et
kuidas sa saad olla kindel rinde püsimises, kui sa ei ole kindel oma pere turvalisuses. Et see on asi, mida ei tohi ignoreerida ja minu arust, mis ma tahan veel lõpetuseks öelda selle teema lõpetuseks, me peame järgmise teema juurde minema, et minu arust on väga vale rääkida nendes kategooriates 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat, et mis meil nagu sõjani jääb. Et see, et Eesti peab suurt raha panema moonahankesse, on tänane tõesti maailma olukord, aga me peame seda tegema ka sellepärast, et me ei ole seda aastaid varem teinud ja ka Euroopa teeb seda mitte sellepärast, et tekib kohene sõjaoht või et Taani sõjaväeluure kirjutas siukse raporti, vaid teeb seda sellepärast, et Trumpi avaldused on ikka paljudel Euroopa poliitikutel, kõhu lahti löönud. Ja see, et sinna suunatakse nüüd rohkem ressurssi, on selle tõttu, et Euroopa mõnes mõttes on saanud aru, et täiskasvanud üliõpilasena vanemate kodus elamine enam ei saa jätkuda. Mind ka häiris väga see, et Michal keskendus eile sellele, et 1-2 aasta pärast peame olema valmis. Esiteks, et mille põhjal siis seda nagu üldse öeldakse, et kas seal on taga mingi formaliseeritud ja läbimõeldud protsess, aga tegelikult milles peaminister ja kaitseminister peavad rääkima, et mis meil 1-2 aasta pärast valmis on. Ja kuidas teha, et võimalikult palju oleks valmis, seda kommunikatsiooni on nüüd vaja, et muidu on see rohkem nagu hirmude kaudu ühiskonna juhtimine. Just, aga tõmbame selle teema kokku ja võtame teise teema. Nii, meie teine teema on Ukraina ja võimalikud rahuläbirääkimised. Et minu arust Trump ja tema administratsioon on teinud sellise veidra reseti katsetuse, et mäletatavasti oli siis Barack Obama see, kes saatis oma välisministri Hillary Clintoni Moskvasse, kes koos Lavroviga siis vajutasid punast nuppu, mis siis pidi suhete nagu 0 punkti taastama ja see nupp ei töötanud toona, mis oli kõige kummalisem. See pidi käivitama mingisuguse, pidi kuidagi nagu märku andma, et vajutamine paneb mingid tuled ja viled põlema ja see ei töötanud ja siis nad vajutasid seda korduvalt ja see ei töötanud ja see tegelikult probleem on see, et see ei saanudki töötada. Kuskil Jeemenis mingi droon selle peale pommitas. Hutid olid liinid läbi lõiganud või Eesti luure on ju. Või Läti luure. Aga praeguseks on tekkinud olukord, kus ukrainlased on minu arust väga kavalalt või kavalalt on ju, nad on kohe öelnud, jah, me oleme nõus vaherahuga, mis pani Venemaa ühelt poolt justkui nagu, ma ei taha isegi öelda surve alla, see ei ole nagu surve alla panek, pani olukorda, kus palju oli nende väljakul ja nad lõid selle väga filigraanselt oma väljaku poolelt minema, üteldes, et meie tingimused on need, mida sisuliselt, minnes tagasi 2021. aasta tingimuste juurde sisuliselt ja võimaldades siis ka näidata oma rahvale, et näete, Ameerika tahab rahu, Ameerika tahab teha meiega diili, ega meil rahu vaja ei ole ja ka kuuldavasti on Venemaa värbamispunktid alustanud kampaaniat, et kuna võit on käeulatuses, siis liitu nüüd, siis oled võitja. Aga nii et väga kavalalt on ka seda värbamiskampaanias ära kasutatud ja mis on põhiline probleem, et Putinile on antud taaskord võimalus täiesti selge näoga valetada. Taustal siis on Lavrovi kaja, et Moskva tegeleb rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt. Ja eilsest Trumpi Putini telefonikõnest toodi ka ära justkui sõnum, et nüüd on saavutatud mingi läbimurre esimene ja et võib-olla 30 päeva energiataristut ei pommitata. Esiteks see energiataristu pommitamine oli Ukraina nii-öelda eduseisus, et nemad on olnud palju tõhusamad oma kaugmaadroonidega ka Vene energiataristu hävitamisel. Venelaste kampaania on olnud väga mahukas ja intensiivne, aga selle intensiivsuse kohta ikkagi soovitud efekt on jäänud saamata, et nad ikkagi tahavad nii-öelda selle süsteemi kokkukukkumist, mida ei ole suures mahus õnnestunud tekitada idee poolest, sellepärast et Ukraina ka kohaneb. Aga mis on Trumpi läbirääkimiste strateegias täiesti puudu, ongi tegelikult see tegelik surve, mida ta lubab justkui või tegelik jõuõlg, mida ta lubab, et tal justkui on ja mida ta kasutab, et seda ei ole praegu kuskilt näha. Et jõuõlg oleks see, kui ma ütleks, et näed, et Ukraina saab nüüd, eks ole, 100 miljardit, võib-olla järgmine aasta, veel mitte, aga 100 miljardit, eks ole, meilt sõjalist abi,
kui sa asjadega ei nõustu, et tekiksid mingid teised ressursiperspektiivid, sellepärast et kui ainuke oht on see läbirääkimiste nurjumisel, et Ameerika täiega distantseerib ennast Ukraina abistamisest ja sellest seal osalusest üldse, et siis Putin ilmselt saab ainult võita sellest. Ma olen sellega täiesti nõus ja tegelikult näha on, kuidas Putin naudib täiega seda mängu. Kas oli see energiataristu ründamise siis vältimise kokkuleppimine väidetav, mida venelased on kogu aeg teinud, et kas tegemist oli Ukraina enda provokatsiooniga, tegemist oli siis meie raketiga, mis pidi tabama sõjalist objekti, aga kuna ukrainlased seda tulistasid, siis maandus seal elektrijaamas näiteks, et selles suhtes, et Venemaal on tohutus koguses võimalusi näidata ennast justkui lepingu täitjana, aga täiesti teadlikult seda rikkunud, et seda on Venemaa teinud kogu aeg Nõukogude Liidu ajal ja ka praegu Nõukogude Liidu õigusjärglasena. Ja võtmeküsimus on siin endiselt ikkagi praeguses olukorras see, mida Euroopa teeb, eks ole, kui kiiresti me suudame oma sõjalist abi suurendada, sest ega USA ju ütles, et nad jätkavad Joe Bideni saadetud abi andmist, aga uut abi sealt peal loota ei ole. Vähemalt praegu ei ole seda teatud. Et me ise tegelikult saame üsna palju seda tulevikuga mõjutada märksa rohkem kui praegustest läbirääkimistest, kus Euroopa on kõrvale tõrjutud, näha on. Ja selles suhtes, et taas kõlab ka Eestist hääli, et miks me peame ikkagi Ukrainale abi andma, et seal on ju raha küllalt, meenutagem seda, et kui inimesel maja ära põleb, siis taastamiseks ta vajab raha ja kui see maja uuesti ära põleb, vajab ta uuesti raha, et mitte tal ei ole see 2 raha kätte jäänud. Et me ei pea Ukrainat abistama mitte selleks, et Ukraina rikastuks, vaid Venemaa lihtsalt põletab teda järjekindlalt maha. Ukrainat peame abistama selleks, et Ukraina on sõjaliselt meie kõige tugevam Euroopa liitlane, kui tuumarelvad maha võtta. Ja meil on sellist liitlast vaja, et siin kirdes pikas perspektiivis ellu jääda. See oli väga hea lõpulause, aga suur tänu kõigile vaatamast, kuulamast. Jälgime olukorda ja 2 nädala pärast näeme jälle.